tervitused, mina olen Nele Kirsipuu ja vaata, aga vaata, minu keskkond siin on päris muutunud ja tänases videos ma räägingi natukene, mida üksiku naisterahvana saab ise oma kodus ära teha, mida ei saa ära teha, milles peaks abi küsima, kas see on remont või see on asjade sättimine. Nüüd ma räägingi ära, et see ruum siin on minu suurtuba, pluss ka, kuna mul on ühetoaline korter, niimoodi, siis see on mul suurtuba ja see on mul ka nagu minu magamistuba. Ja siin toas ma olen väga palju ise ära teinud oma naisterahva käbaratega. Mida ma saan öelda? Väga palju asju saab nagu sättida niimoodi toas, et ruum muutub avaramaks ja sa võiksid, mida ma väga soovitan, ma soovitan nagu suuri mööblit aeg-ajalt nagu liigutada. Mul näiteks see kapp oli vahepeal nagu seal teisel pool, samas siis ta oli kuidagi nagu ukse taha natukene. Selle kapi ma üldse lisasin siia, mis annab nagu sellist nagu kodusust on ja kõik mu raamatud on nüüd nagu display peal, ma saan neid näha, ma tunnengi ennast natukene nagu targemana või infot kuidagi nagu on siin ruumis rohkem, et muidu nad olid mul niimoodi peidus selles suures kapis. Mida ma ka pean ütlema üksiku naisterahvana, kujutad sa ette, et kogu see closet space, kogu see kapipind, mis seal sees on nagu vaba, minu vaba, et mul on nagu nii palju ruumi, kus asju hoida. 1+. Otsime positiivsust üksiku inimese olemisest. Igatahes siis, mida ma olen siin toas ära teinud, on need seinad. Et sa võid ju asju igatepidi sättida ja see võib tõesti, see muudabki ruumi mõnusamaks. Aga näiteks seinade värv, mis seda seina katab, muudab seda olemist väga oluliselt. Näiteks oli mul siin enne selline tumesinise ja kollasega tapeeditud seinad. Ta oli nagu korralikult tapeeditud, aga see värv ei olnud üldse see, mida mina sooviksin. Ja see, et ma valisin sellise halli ja valge kombinatsiooni, sobib minule väga hästi. Või see on nagu sinakas hall või siis hallikas sinine. Ja mis ma tegin, oli see, et ma võtsin kõik tapeedid maha. Seda ma sain ise teha. Kuuma veega algul katad need tapeedikatte ära ja siis selle pahtlilabidaga natuke oodates lükkad pahtlilabidaga selle tapeedi maha. Ta tuleb just kui lasta sellel veel tapeedi sisse imbuda, siis ta tuleb üsna hõlpsasti selle pahtlilabidaga lükates tuleb ära. Ja ma pahteldasin kõik need seinad ära, ma väga ei viitsinud lihvida, vaid ma pahteldasin nii, et ta oleks nagu, ta jääb mul nagu väikese tekstuuriga, aga ta ei ole täiesti sirge, sest et see on see, et kui ma juba midagi teen, siis ma pigem teen selle lõpuni ja ei jää nagu liiga kauaks ühe asja peale seisma, et ma suudaks üldse lõpuni minna selle seinaga, et seetõttu ma ei lihvinud seda nii täiesti sirgeks. Aga ma tegin ikkagi nii palju, et ta jääb nagu kena. Ja väga kaua valisin värve ja mida ma väga soovitan, võtta ette pilte, mis sulle meeldivad. Minul on õnneks selline võimalus, et mul on enda korter, üürikorterit sa ju ei saa remontida, aga enda korteris teed, mis tahad. Ja kuna mul on väga low budget, väga väikese eelarvega kõik, siis just valides nagu kõige lemmikumad sellised pildid, mis mulle meeldivad. Ja selle järgi siis üritada teha nagu enda siuke unistuste pesa. Ja mul on see õnnestunud. Ja ma olengi ju kapi, algul see kapp oli tumepruun. Selline puidune ilus, aga ma tahan nagu kergust. Ja mulle meeldib selline rahulik, kerge, hele ja ilma tugevate värvi kontrastideta. Ja siis ma värvisingi ta valgeks. See oli tohutu pikk töö, pikad, ma ei tea, mitmeid nädalaid tegin seda. Ja tuli selline just kapp. Abi, mis mul oli, on see parketi panek siin põrandal. Meesterahvad aitasid mul seda panna. Köögis ja isikus ma panin ise. Ja see on võimalik, aga sa saed seda käsisaega seal 100 aastat ja kui sul on ikkagi õppinud töömehed, kes oskavad seda asja, siis see käib super kiiresti. Pluss
see nüüd on see, mida saab nagu ise teha. Siin toas ma olen ise teinud need seinad, selle mööbli, kõik see nii. Aga nüüd mul on jõus vannituba ja seda ma pean ütlema, et ma vahepeal mõtlesin, et tõesti, kas tõesti ma lähen nagu vannituppa oma asjadega nagu ise nokitsema, seal on seda plaatimist, seinaplaadid, põrandaplaadid, mööbel, vetsupanek, vetsupoti panek, dušinurga panek, nagu puurida seina, et mul see seinakapp püsiks seal seinas. Kui mul oleks nagu väga hullusti asjad olnud, siis see oleks võimalik küll, aga ma arvan, et see plaatimine, ükskõik kui palju sa proovid, jääb ikkagi nagu ligadi-logadi, kuna oskused puuduvad. Neid oskusi või seda ma tean, et see on võimalik ise teha ja eriti, kui sa vaatad nagu YouTube'ist õpetusvideosid või kuskilt kodulehtedelt. Netis on nii palju õpetusi, kuidas basically või põhimõtteliselt enda maja ehitada. Aga õnneks ma ei pidanud seekord selle vannitoaga jändama ja töömehed tegid mul selle asja ära. Mul on imeilus vannituba. See vahe on nii suur. Enne, mis mul vannituba oli nii alla igasugust arvestust. Ma sain seda kasutada, aga see nägi kohutav välja. Ja ma isegi ei teinud sellest väga palju pilte. Ühe pildi tegin, aga nüüd on see top notch. Siin videos ma tahangi nüüd öelda seda. Mis ma ühte asja veel tahan, vaata, tšeki seda tooli. See tool oli enne tumepruun ja rohelise kattega. Ma lihvisin selle kõik ise oma käbaratega ära. Ma tegin, see on täispuidust, eks ju, kõik lihvisin ära. Ma lihtsalt lihvisin tundide viisi iga õhtu mingi 2 nädalat vist seda. Sest mul ei olnud nagu elektroonilisi vahendeid või ja ei ole ka oskusi, aga ma kuulasin oma podcasti ja lihvisin ja siis ma peitsisin ta üle sellise valge värviga või selle peitsiga ja võtsin need siit selle ära ja siit ära ja katsin selle kattega, mis mulle just meeldib, see kangas ja see värv. Kui sa väga tahad midagi, siis see on võimalik ära korraldada. Sorry, kas see on liiga lahtine? See on nagu ka enese eest hoolitsemine, et sa enda ruumi teed korda. Ma olen väga emotsionaalne, sest aga see pingutus on seda väärt ja remondi ajal on kõik alati pilla-palle väga sassis ja väga must ja selline väga kaoses. Kaos on selle nimi ja mis ma tahan ka siin öelda, et ära karda kaost, sest et kõik sellised koristused algavadki, et sa võtad kõik lahti, sa kõik näed, mis on ja see ongi kaoses, aga see võimaldab nagu panna need asjad kõik paika nii, nagu sa soovid. Ja et seda on võimalik ise teha ja kui sa tunned, et sa ise midagi ei jaksa teha, ise midagi ei suuda teha, siis küsi abi. Keegi ikka tahab aidata, inimesed nagu tahavad tegelikult aidata, mis minul on väga suur selline raskus elus, ongi see abi küsimine. Sest et ma nagu ise saan hakkama, ma nagu saan kõiki tehtud, aga kas ma pean kõike tegema? Võt, siuksed mõtted siin praegu. Ma olen lihtsalt väga rõõmus, et minu kodu on palju ilusam, kui ta oli enne. Ja mina saan selles elada. Nüüd on ainult see värk, et mul ei ole kööki. Mul on nagu pliit ja mul on see valamu. Mul ei ole näiteks seda külmkappi, sest ta nagu tihend läks katki ja siis ma rikkusin selle üldse kõik ära, nii et selle ma viskasin minema. Ja nüüd ma lihtsalt söön nagu valmis asju. Ma ajasin täiega kõik sassi sinna. Kõik tilgub. Aga igatahes ma ostan nagu väga palju asju kaasa. Ja kui ma tahan midagi külmas hoida, siis praegu on vaata talvine aeg, siis ma panen rõdule. Mulle tegelikult see väga meeldib, siis ma tean, et
ta on nagu värskes õhus või kuidagi, ta ei ole seal külmkapi mingite, ma ei tea, mis elektroonika vastas ja mulle meeldib, et toit on nagu õues, külmas. Aga kui tuleb suvi, siis mul ei ole ju asju külmas hoida, nii et ma ei tea. Ma olen siiani teinud niimoodi, et kõik, mis ma ostan, ma söön kohe ära. Köögis midagi söömist ei ole. Kunagi peab see köök ka tulema. Õnneks ei ole köök nagu nii hull, kui on vannituba. Et ma olen ka köögis teinud kõik seinad ja põrandad ära oma käbaratega. Ja nüüd on ainult köögimööblit vaja. No, see on siuke väljaminek, eks. Et eks ma vaatan. Ta tuleb mul nii low budget, aga eesti keeles peab rääkima. See tuleb mul madala eelarvega. Okei. Ma julgustan sind tegudele. Okei, super, thanks, et vaatasid. Tšauki!